Trump surub Iraani Pärsia lahes pärast seda, kui režiim üritas tabada Kuveiti ja Bahreini rakettide ja droonidega. 48 tundi pärast rünnakut, mis raputas Kuveidi lennujaama, sel laupäeval, 6. juunil 2026, Teheran ei ründa sellepärast, et ta oleks tugev, vaid sellepärast, et Ameerika surve hakkas pitsitama naftat, radareid, droone, külmutatud varasid ja ajatolla tuumaläbirääkimiste positsiooni. Režiim üritas muuta Ameerika Ühendriikide poolt kasutatavad baasid poliitiliseks sihtmärgiks, keskendus piirkondlikule survele ja panustas hirmule, et välja pressida järeleandmisi. Trump vastas viisil, mis muudab mängu. Ta tulistas droone alla, tabas Iraani rannikuradareid ja keeldus enne tõeliste taganemismärkide ilmnemist miljardeid dollareid maksma. Mida Iraan üritas varjata? Miks ajatolla suundus Kuveiti ja Bahreini? Kuidas Trump pööras surve Teherani vastu? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Uus pingete laine algas siis, kui Ameerika väed peatasid 4 Iraani poolt Hormuzi väina suunas saadetud ründedrooni. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus käsitles droone kui otsest ohtu piirkondlikule mereliiklusele ning tabas seejärel rannikuvaheseadmeid Korukes ja Keksini saarel. Vastus polnud sümboolne. Washington sihtis just nimelt režiimi silmi selles piirkonnas. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus tabas rannikuvaheseadmeid ja Keksinit. Seejärel tabas ta Korukee ja saart ning keskväe juhatus käsitles Iraani hirmutamist Pärsia lahes kui ohtu piirkondlikule mereliiklusele. Iraan üritas vastata, sihtides Kuveiti ja Bahreini, 2 tundlikku piirkonda Ameerika kohaloleku jaoks Lähis-Idas. Kuveit teatas rakettide tõkestamisest, mis sisenesid nende õhuruumi, mille tagajärjel kukkusid rusud ja tekkis materiaalne kahju. Bahrein käivitas õhuhäired ja andis elanikele juhised varjuda. Iraani režiim püüdis seda tegevust esitleda kui kättemaksu USA-ga seotud baaside vastu, kuid tegelik tõlgendus on teine. Teheran soovis muuta Pärsia lahe riigid ähvarduse vitriiniks, et püüda Donald Trumpi tagasi hoida. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et Iraan tulistas piirkonna pihta 7 ballistilist raketti. 6 neist peeti kinni ega jõudnud sihtmärgini. Samuti lükkas ta ümber Iraani väite, et oleks kahjustanud Bahreinis asuvat USA 5. laevastiku peakorterit. See eitamine on oluline, sest näitab, kuidas Teheran püüab propagandas võita, kui ta ei suuda sõjaliselt edu saavutada. Režiim tulistab, liialdab, väidab, et tekitas kahju ja püüab seejärel hirmu külvata. Trump tegutseb teise loogika järgi, vähendada võimekust, piirata ründeulatust ja hoida survet, kuni Iraan aktsepteerib reaalseid piiranguid. Iraani pealetung tuli pärast Ameerika meetmete seeriat režiimi finantssüdame vastu. Washington on karmistanud Iraani naftaga seotud laevade kontrolli ja käsitleb salajasi marsruute kui osa sõja toetamisest. Loogika on lihtne. Kuni Iraan suudab naftat salaja müüa, rahastada relvarühmitusi, täiendada raketivarusid ja kasutada lahte väljapressimiseks, muutub iga kokkulepe nõrgaks paberiks. Trump ei läinud sellesse mängu kaasa. Ta pani provokatsiooni hinna Teherani kanda. Just selles punktis paljastab rünnak Kuveidi ja Bahreini vastu meeleheite. Kui režiim tunneks end kindlalt, ei peaks ta riskima eskalatsiooniga Pärsia lahe riikide vastu, kus asuvad Ameerika sõjalised rajatised. Iraani samm tundub olevat surveavaldus kellegi poolt, kes püüab enne läbirääkimisi hinda tõsta. Trump on juba öelnud, et Iraanil on endiselt osa oma rakettidest ja droonidest alles, kuid ta rõhutas, et suurem osa tootmis-, stardi- ja juhtimisstruktuurist on hävitatud. See ütlus on oluline, sest see lükkab ümber narratiivi, nagu oleks Valge Maja segaduses. Kui Washington teab, kui palju rakette on alles, kus droonid asuvad ja kus on tehased, siis Iraan ei hirmuta pimedat suurvõimu. See provotseerib masinat, mis kaardistab, ootab ja reageerib. Teheran püüab samuti kasutada külmutatud raha läbirääkimisrelvana. Mohsen Rezai, Iraani kõrge juhtkonnaga seotud sõjaline nõunik, esitas nõudmise $24 miljardi väärtuses külmutatud varade vabastamiseks. Iraani allikate sõnul on skeem selge, $12 miljardit pärast esialgset kokkulepet ja veel $12 miljardit hiljem. See on lõks, millega Trump ei lähe kaasa. Režiim tahab raha ette saada, rahaliselt hingetõmbeaega ja siis jätkata tuumakõneluste venitamisega. Iraani valitsus tahab seda teha. Iraani valitsus tahab 2015 aasta tuumalepet
Washington vabastas Iraanile vahendeid diplomaatilise protsessi käigus, sealhulgas $400 miljonit ettemaksena, mis oli seotud vana vaidlusega. Trumpi poliitiline tõlgendus on teistsugune. Raha enne konkreetseid tegusid muutub väljapressimise preemiaks. Seetõttu avaldab Valge Maja survet, et Iraan astuks kontrollitavaid samme, vähendaks tuumariske, nõustuks järelevalvega ja lõpetaks lahe kasutamise ähvarduste platvormina. Kui Teheran teeb rakettidega lärmi, tegutsevad Trumpi läbirääkijad teisel rindel. Steve Witkoff ja Jared Kushner käisid Tennessee osariigis Oak Ridge'i riiklikus laboris, et konsulteerida tuumaekspertidega, kes võivad osaleda Iraaniga peetavatel läbirääkimistel. Valge Maja kutsub tehnikuid arutama rikastatud uraani, tsentrifuugide, tuumamaterjali kõrvaldamise ja kontrolli üle. See samm häirib režiimi, sest tehniline läbirääkimine jätab vähem ruumi valedele. Iraan kontrollib alati. See samm häirib režiimi, sest tehniline läbirääkimine jätab vähem ruumi valedele. Iraan on alati püüdnud muuta oma tuumaprogrammi sõnade vahetuseks, mitmeti mõistetavateks avaldusteks ja venivateks lubadusteks. Kui mängu tulevad spetsialistid, kes suudavad kontrollida materjali, tähtaegu, varusid ja rikastamisvõimsust, muutub mäng karmimaks. Trump ei palu usaldust, ta valmistub nõudmiseks. Just selles punktis kohtuvad sõjaline kriis ja finantsläbirääkimised. Teheran tulistab, et avaldada survet. Trump hoiab raha kinni, et survele vastu panna. Kuveit ja Bahrein sattusid selle vaidluse keskmesse, sest Iraan teab, et Ameerika kohalolek Pärsia lahes sõltub nende riikide strateegilistest rajatistest. Bahreinis asub USA 5. laevastik, mis on Ameerika mereväelise jõuprojektsiooni keskne osa. Kuveitil on pikaajaline sõjaline koostöö Washingtoniga ning see toimib olulise punktina piirkondlikus julgeolekus. Neid kohti sihikule võttes püüdis Teheran öelda, et igal tema nafta blokeerimisel on oma hind. Ameerika vastus näitas, et igale Iraani rünnakule järgneb samuti vastus. Rünnak Kuveidi lennujaamale, millest teatati paar päeva varem, suurendas šokki, sest tõi kriisi tsiviil- ja elutähtsasse piirkonda. Kuveit teatas kahjustustest, ajutisest tegevuse peatamisest ja välismaalaste seas olnud ohvritest pärast seda juhtumit. Pärast seda, kui riik tulistas rakette Kuveidi ja Bahreini pihta, tugevnes arusaam, et Iraan on valmis oma naabreid kriisi tõmbama. Valge Maja kasutab seda olukorda Teherani isoleerimiseks. Tegelikkus on Ajatolla jaoks aga ebamugavam. Donald Trump kasutab Iraani ohtu, et õigustada järk-järgulise lämmatamise strateegiat. Iga allatulistatud droon paljastab ühe tee. Iga tabatud radar vähendab režiimi nähtavust. Iga allatulistatud rakett näitab, et Iraani retoorikal on piir. Iga miljardeid dollareid nõudev taotlus näitab, et Teheran vajab rahalist hapnikku. Valge Maja hakkas käsitlema eskaleerumist kui tõendit, et Iraan ei tohi raha ette saada, ei tohi säilitada ründestruktuuri puutumatuna ega tohi kasutada rakette läbirääkimiste argumendina. Kui Teheran soovib kokkulepet, peab ta nõustuma kontrolli, tähtaja, tuumapiirangu ja piirkondliku ohu tegeliku vähendamisega. Need, kes jätkavad droonide ja rakettide teed ja raketid leiavad eest rohkem hävitatud radareid, rohkem tõrjeid ja vähem ruumi väljapressimiseks. Iraan tahtis muuta lahe hirmulavaks. Trump muutis selle hirmu tõendiks režiimi enda vastu. Mina olen Milson Alvese, rahvusvaheliste suhete ekspert ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Brasiilia kogukonnaga. Milson Alvese. Järgmise korrani.